tule ütlema Paaveli mõtisklus, ole hea. Nii et õnnistatud uut. See on väga hea. Uus on kogu aeg, kuidas Jesaja ütleb seal, et vaata, ma teen midagi uut. Teate, uus on iga päev meie ees. Ja mis on huvitav see, et kõik need vanad asjad meie elus, mõelgem sellele, need on asjad, mis kuuluvad rahutamisse, kõigutamisse, maavärinasse. See on loomulik. Sest esile peab tulema see, mis ei ole kõigutatav. Ja teate, me oleme nüüd sündinud uuesti, ma usun, me oleme Jumala rahvas kõik siin koos. Kui me oleme ülevalt sündinud, meenuta seda, see on midagi, mida ei saa kõigutada. Ja see, mida nüüd uuesti sünniga Jumala vaim on sinu sisse toonud, on asi, mis ei ole kõigutatav. Kurat tehku mis tahes, seda ei saa kõigutada. Me võime lasta kõigutada, on teine asi, sest meie meel on üks lahinguväli. Aga ma räägin, nii kindel on see uus sünd ja pääste. Ma ütleks seda, millest teate meid on päästetud. Ma tooks selle kõige tähtsama välja võib-olla, neid nii palju asja, millest meid on päästetud, aga see kõige olulisem on see, teate, meid on Aadama käest ära päästetud. Ehk sind on sinu enda käest ära päästetud. Mõistad? Sind on päästetud Kristusesse. Teate, see, ma ei tea, kellegi jaoks võib see uudis ka, aga olgu see selleks. Aga kust kohast oled sa ära päästetud ja kuhu sa oled sisse sellega saanud, et sind on kusagilt ära päästetud? Aadama käest päästeti ära ja päästeti Kristusesse. Sa oled tema omand. Aga mida sa siis muretsed selle pärast enam elu pärast, võiks öelda? Muret ei ole teate enam. Aga milleks muretseda siis? Aga siis on veel asju, mis saab su käest ära võtta või milles asi? Kui sa esitad endale selle küsimuse, sest me tuleme jätkuvalt nende uute asjade sisse, millest meil varem pole aimu olnud. Ja teate, me saime Aadamast vabaks. Aadam ei ole teate nimi. Aadam on tegelikult inimrass, kes on mullast võetud. Aga me ei ole enam Aadamast sündinud. Me oleme nüüd sündinud Kristusest. Ja teate, kui me sündisime Kristusest, siis me sündisime selleks, kes toob esile Jumala teod. Ja teate, ma nägin vaimus ilme ees ühte pilti. Vaadake, kui on üles rivistatud, ma ütlen teile väga lihtne lugu võib-olla piiblist võtta. Üks on Filistide sõjaväe osa, teine on Iisraeli sõjaväe osa. Kaks sõjaväe osa panevad paika maailma saatust. Ja mis juhtub? Sealt Filistide poole pealt astub välja Koljat, kes tuleb ja mõnitab elava Jumala väehulki, on öeldud. Ja nüüd on nii-öelda Jumala rahvas ja võiks öelda see maailm vastakuti. No seal võib-olla on spetsiifiliselt, mida keegi ise näeb. Aga teate, me vahel arvame, mis minust sõltub. Kujutate ette, see Filist tuleb 40 päeva välja ja ta mõnitab elava Jumala väehulki. Kujutad ette, kas seal midagi ei pane sinu sees värisema? Jumal, mis toimub? Siin otsustatakse just kui rahvaste saatus, kas Iisrael või Filistid. Aga teate, siis õigel ajal, kui 40 päeva on täis, läkitab Jumal oma saadiku kohale, karjapoisi, rahvaste saatust paika panema. Ma ei tea, kas sa oled mõelnud seda, et üks Jumala võitu, kes on Jumala poolt võitud, ta on ülevalt sündinud, ta ei ole üldse sellest loomisest, ta ei ole enam Aadam. Saad aru? Ta on taevane olend, saabub korraga maailma saatust otsustama. Ja ta küsib, kes on see ümberlõikamata Filist, kes teotab elava Jumala väehulki? Kas sa näed nüüd ennast selles positsioonis? Ülevalt sündinuna sa saad näha seda, sinule ja minule on antud taevas see meelevald. Nüüd on küsimus, kas sa elad igast ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust, või elad sa religioonist, mis on inimesed sulle edasi andnud? Kas see on esivanemate usk, mis sulle pärandatakse, või on see sõna taevast, et otsustada rahvaste saatused? Teate, meile on antud selline relvastus, selline varustus,
ja see vilja kandmine, mida üksnes taevas dikteerib maa peale, et maa ja taevas on ühinenud üheks saatuseks. Ei räägita enam kahest, räägitakse ühest. Kes on tema? Ja see oled sina. Kuidas on tema nimi, see on ka sinu nimi. Ma räägin praegu üle inimmeele ja mõistuse. Teate, meil ei olegi taevased asjad, ei ole inimmeele ja mõistusega paika pandavad asjad. Sa võtad Jumala käest ja sa dikteerid elu. Teate, need on asjad, mida ei saa kõigutada. Neid ei saa enam raputada, see aeg on läbi. Saate aru, see aeg on läbi, kus Iisrael rivistub ja vilistid rivistuvad. Nüüd on selle karjapoisi aeg, kus ta tuleb võitu. Saate aru, võitu. Ta on taevase potentsiaaliga, taevase relvastusega, taevast esile toomas, taevast kehtestamas. Saame aru, tegelikult mida meile uuesti sünnis on antud, milline meelevald. Saate aru, riik, vägi ja au, kõik on sinu sees. Sina oled kõigis neist kolmes. Isas, pojas, pühas vaimus, nii nagu meie vaimus, hinges ja ilus. Kõik on täiu sees. Järgmine küsimus, kui sa seda näed, siis sa näed, sa oled loodud tegelikult aukartust äratavaks imeks. Ja kogu loodu vaatleb sind, isiklikult konkreetselt mind. Mida ma teen sellega, mida ma oman taevast? Ja siis tuleb see karjapoiss. Saate aru, tal ei ole rohkem tarvis kui ühte lingu ja kivi. Vilist mõtleb, kuule, kas sa naerad mu üle? Kes tuleb piigi, kilbi ja odaga, saate aru? Seal ei ole, need ei ole vastased, üks on, karjapoiss. Kes sa selline oled, karjapoiss? Teine on elus õppinud sõjamees. Ja muidugi kasvud ka üle 3 meetri. Kujutate ette, seal ei ole vastast just kui. Aga küsimus on, ei ole küsimuseks, kui väike on karjapoiss, vaid küsimus on selles, kui suur Jumal tal on. Ja nüüd on küsimus, mida sa omad täna taevast? Seda sa deklareerid. Seda sa vabastad ja selles otsustatakse rahvaste saatused armsad. Meil on rohkem antud, kui me suudame, ma ei tea, mõelda ka üldse. Sest sa oma taevast, ma tahan öelda, selle sfääri üle, mis on kõik kaduvuse all, et muuta see igavikuliseks. Seda, mida ei saa kõigutada ega raputada. Ja ma tahan öelda, see ongi see Jumal sinus ja Jumal minus. Kuulge, seda ma tahan teile, olgu see kui raudnael teie sisse löödud. Ma elan igast ühest sõnast, mis lähtub Jumala käest. Kui sa seda omad, kanna seda välja, anna seda edasi, sest inimene loodi Jumalalt võtma ja edastama. Ja kui see pole Jumalalt, viska metsa. Lihtsalt lühidalt öeldes. On ju? Aga see, mis on Jumalalt, ma ütlen, see on see kullast tee, millel me kõnnime ehk Kristus minu elu. Halleluja. Nii et olge